Sussi imeline õhtu. Suss igavles kapis. Kõik päevad möödusid samamoodi. Kapp, kapp ja kapp. Saabus jõuluõhtu. Kõik olid rõõmsad ja naerusuiste nägudega. Ainult suss vedeles kurvalt kapis. Kui jõuluõhtu läbi oli, asetati suss aknale. Suss arutas endamisi, et miks ta kapist välja tõsteti. Öösel tuli üks pisike mehike, selline punase mantli ja tuttmütsiga. Mehike tutvustas ennast päkapikk Jussina. Veel rääkis ta, et töötab kellegi paksu mehikese heaks. Ta pani sussi sisse kommid, ise väitis, et need peab lapsele jätma. Sussile andis ta ka ühe suure punase kommi. Pärast tema äraminekut jäi suss oma kommi lutsutama ja mõtlema, et mis ta järgmine kord toob. Järgmisel hommikul tuli laps vaatama, mis talle sussi sisse pandi. Kohe, kui ta sussi sisse vaatas, hakkas ta rõõmust kiljuma, nimelt meeldisid talle väga kommid. Suss aga jäi ootama päkapikk Jussi järgmist külaskäiku, ise mõeldes, et see sussi elu polegi nii igav, kui paistab.